Ameerika Ühendriikides võib ühe maakonna piiri ületamine statistiliselt sinu eluiga 10 aasta võrra lühendada. Mõnes maakonnas sureb keskmine inimene enne 68-aastaseks saamist, mis on madalam kui mõnes Sahara taguses Aafrika piirkonnas. Ja erinevus elu ja surma vahel taandub sageli ühele asjale, kui kaugel sa haiglast oled. Viimaseid kuid rase naine võitleb autos tagaistmel hingamisega. Tema tähtaeg pidi olema 4 päeva pärast. Selle asemel sureb ta selle auto tagaistmel, olles haiglast vaid 3 minuti kaugusel. See ei oleks tohtinud juhtuda. Sa ei ootaks midagi sellist kusagil, kus tervishoiusüsteem toimib. Äge see naine oli pärit Humphreysi maakonnast Mississippis. Maakonnast, kus meditsiiniline nõuanne on sõita nagu hull. See on see, kuidas haiglate puudus Ameerika Ühendriikides välja näeb. Ameeriklased kulutavad tervishoiule inimese kohta vähemalt 2 korda rohkem kui peaaegu kõik teised kõrge sissetulekuga demokraatiad. See on fakt. Aga hoolimata kogu sellest suurest kulutamisest on USA nende samade riikide seas tervisenäitajate poolest peaaegu kõige viimasel kohal. Rohkem raha tähendab halvemat tervist. Aga see ei ole lugu kogu riigist. Kõik ameeriklased ei sünni võrdsena. Asukoht loeb. Terviseprobleem Ameerikas ei piirdu ainult linnaosadega. See puudutab terveid osariike. Aga kui lähemalt vaadata, siis on asi ka maakondades. Maakondades, kus tervisestatistika on võrreldav maailma kõige vaesemate riikidega. Osariikide vahel võib eluiga erineda kuni 10 aasta võrra. Kui ületad piiri Mississippist Tennesseesse või Lääne-Virginiast Virginiasse, võib vaid mõne miili kaugusel statistiline erinevus sinu elueas ulatuda kuni 10 aastani. Piir muudab tulemused täielikult. Näiteks, kui sa oled sündinud Massachusettsis, Connecticutis või New Yorgis, elad tõenäoliselt umbes 79-aastaseks või kauemgi. Kui oled sündinud Mississippis, Lääne-Virginias või Alabamas, ei pruugi sa jõuda isegi 71. eluaastani. Ja mõnes maakonnas ei piirdu see vahe 10 aastaga. See 2-kordistub, 3-kordistub. Ja see ei puuduta vaid üksikuid inimesi. Miljonid ameeriklased võivad arvestada suhteliselt lühikese elueaga. Ja siin see süsteem enam ei tööta. Andmed näitavad 3 konkreetset nuipunkti, kus süsteem on juba täielikult seiskunud. Pemiscotti maakond, Missouri, osariik. McDowelli maakond, Lääne-Virginia, osariik. Ja Humphreys'i maakond, Mississippi osariik. Sa ei tunne neid, aga kui sa oleksid seal sündinud, määraksid need, kui kaua sa elad. Ameerikas on sinu postiindeks üks tugevamaid näitajaid selle kohta, kui kaua sa elad. See on tugevam kui sinu geneetika, tugevam kui sinu elustiil ja paljudel juhtudel isegi tugevam kui sinu sissetulek. Andmed näitavad, et kui sa oled sündinud Pemiscotti maakonnas Missouris, on väga suur tõenäosus, et sa ei jõua 80-ndatesse eluaastatesse. Statistiliselt on väga suur tõenäosus, et sa oled surnud juba palju aastaid varem, sest sealne keskmine eluiga on vaid 67,4 aastat. Praegu elab selles piiblivöö maakonnas peaaegu 15 700 inimest. Varem oli neid palju rohkem, kuid aastate jooksul on inimesed siit ära kolinud. Üks põhjusi on vaesus, kuna keskmine sissetulek inimese kohta on vaid $26 000. On see üks vaesemaid maakondi USA's ja see on ka üks halvimaid kohti tervishoiuteenuste leidmiseks. Selle ainus haigla on aastaid olnud sulgemise äärel. Kui see suletakse, on lähimad erakorralise meditsiini osakonnad 20–50 miili kaugusel. Ja meditsiinilise hädaolukorra korral tapavad viivitused. Südameatakk, tugev verejooks, üledoos, sepsis. Kõigist neist on võimalik eluga välja tulla, kui neid kiiresti ravida. Kui mitte, võivad need olla surmavad. Ja kui sul on krooniline haigus, võib regulaarse ravi saamine olla keeruline. Patsientide ja perearstide suhe on 2501, mis on peaaegu 2 korda suurem kui USA keskmine. Rohkem kui 80% USA arstidest töötab linnapiirkondades. See geograafiline koondumine peegeldab haiglate sulgemise kaarti ja jätab suured maapiirkonnad ilma piisava arstiabita. Ja Pemiscott ei ole sugugi kõige hullem. Kogu Mississippi delta piirkonnas võib arstiabi saamine olla tõsine katsumus. Kui sa sünnid Humphreys'i maakonnas, on oodatav eluiga vaid 67,2 aastat. 2013 aastal suleti maakonna ainus haigla. Ei ole erakorralise meditsiini osakonda, ei ole varuplaani. Kui midagi juhtub, pead nüüd kihutama läbi Delta põllumaa lähimasse haiglasse, mis asub umbes 25–45 minuti kaugusel.
Ja see muster ei lõpe ka sellega. McDowelli maakond Lääne-Virginias kaotas oma söetööstuse ega taastunudki kunagi. 17 000 inimest jäid maha paika, kus majandus varises kokku ja koos sellega ka tervishoiusüsteem. Siin on oodatav eluiga 60ndate keskpaigas, mis on madalam kui mõnes arenguriigis. Tervisenäitajad on siin äärmiselt kehvad. See ei ole ainult narkootikumide probleem, vaid ka rasvumine, vaimne haigus, toitumispuudujäägid ja kroonilised haigused. Need inimesed vajavad haiglaravi, kui nad haigestuvad. Nad vajavad arste, kes neid juhendaksid, kuid nende ainus valik, Welch Community Hospital, on väidetavalt tõsises ohus pärast seda, kui kavandatud pääste ülevõtmine 2024 aastal nurjus. Riigis ei ole ühtegi naiste arsti. Naised sõidavad üle tunni, et sünnitada. See muster kordub kogu geograafilises kaares, mis ulatub Mississippi deltast läbi Kesk-Appalachia. Koridoris, kus oodatava eluea kaardid kattuvad peaaegu täielikult haiglate sulgemise kaartidega. Sama lugu on miljonite inimestega, kes elavad hajali kogu Lõuna-USA maapiirkondades ja kes seisavad nüüd silmitsi tulevikuga, kus nende ainus kohalik haigla on väljasuremise äärel. Kogu Ameerika Ühendriikides on vaid umbes 2000 maahaiglat. See tähendab, et peaaegu kolmandik süsteemist on kas juba kadunud või kokku varisemise äärel. Eriti Mississippi deltas, Kesk-Appalachias, Texase piiriäärsetes piirkondades ja suurte tasandike osades. Ja kui need tõesti suletakse, langevad šokeerivad oodatava eluea näitajad Ameerika lõunaosa maapiirkondades tõenäoliselt veelgi madalamale. Kui haigla suletakse, ei kao lihtsalt üks hoone. Kaob aeg. Kaob ellujäämisvõimalus. Alabama Clarki maakonnas avati Thomasville Regional Medical Center 2020. aastal. Maakonna elanikud tundsid kergendust, et neil oli olemas see, mida meedia nimetas tipptasemel varustuseks. Kuid 2024 aastaks oli haigla suletud. Praegu peavad Clarki maakonnas patsiendid, kellel on tõsine traumajuhtum, sõitma 90 minutit mobile'isse. See pikenenud ooteaeg võib tähendada, et ravitavad seisundid muutuvad püsivaks kahjustuseks või keegi sureb asjatult. Seal, kus oodatav eluiga on madal, on peaaegu alati vaesus. Ja kui on vaesus, kasutavad paljud inimesed Medicare'i. 2,6 miljonit Medicare'i kirurgiapatsienti maapiirkondades reisisid keskmiselt tund aega lihtsalt selleks, et arsti abi saada. Ja arvatakse, et kolmandikul kõigist ameeriklastest puudub nüüd juurdepääs õigeaegsele ja taskukohasele kirurgiale. Alabamas, osariigis, kus maakondade eluiga on üks madalamaid, on 23 maahaiglat. Umbes pooled osariigi maapiirkondade haiglatest nimekirjas haiglatena, mis vaevu suudavad avatuks jääda. Kui asetada 2024 aasta seadusandlik kaart nende haiglate sulgemiste peale, ilmneb uus kriis. Selle kavandatava seadusandluse kohaselt võiks Medicaidi kulutusi järgmise kümnendi jooksul vähendada üle $100 miljardit. Ning kõige rängemalt saavad tõenäoliselt kannatada maapiirkonnad. Kui Congress vähendab föderaalset kaasrahastamise määra, mis tähendab osa, mida föderaalvalitsus maksab, peavad osariigid selle vahe ise katma. Ja mõned ei suuda seda maksta. Kui taskukohase tervishoiuseadus 2010. aastal kehtestati, keeldusid mõned osariigid Medicaidi laiendamisest. Põhjendus oli, et rohkem inimesi erakindlustuses tähendaks väiksemat survet osariigi eelarvele. Kas need osariigid olid õiged või valed? Tulemus oli sama. Miljonid inimesed jäid ilma kindlustuseta just nendes riigi osades, kus seda kõige rohkem vaja oli. Aga teised osariigid, mis laiendasid Medicaidi, seisavad nüüd silmitsi kärbetega, mis võivad selle kindlustuse ära võtta. Ka see pole juhus. See on poliitiline otsus, mis on geograafia taha peidetud. Tulemuseks võib olla miljonite ameeriklaste tervisekindlustuse kaotus ja aastaks 2034 võib see number ulatuda 16 miljonini. See toimub riigis, kus miljonite inimeste eluiga on juba praegu madalam kui mõnes maailma vaeseimas paigas. Maahaiglad ei ole lihtsalt kasumlikud. See ongi nii lihtne. Need sõltuvad suuresti Medicaidist ja Medicare'ist ning need hüvitised ei kata sageli kulusid. Seetõttu jäävad nad kahjumisse. Nad kas panevad uksed kinni või ostavad suuremad tervishoiusüsteemid need ära. Paberil võib see tunduda päästepaketina, kuid tegelikkuses on see konsolideerimine. Ja see tähendab, et kärbitakse seda, mis raha sisse ei too. Nii et maahaiglad suletakse. Loomulikult järgneb kokkuvarisemine rahale. Mississippi maapiirkonnas lamab naine põrandal. Ta ei hinga. Tema käe ümber on kinnitatud vöö. Tema kõrval põrandal vedeleb kasutatud süstal.
lähim haigla on üle tunni aja kaugusel, mööda pikki maanteelõike. Kiirabi jõuab sinna nii kiiresti kui võimalik, aga meeskond, vabatahtlikud ja osalise tööajaga kiirabi töötajad on miilide kaugusel. Hädaabikõne operaator juhendab abikaasat rindkere kompressioonide tegemisel. 3 tundi möödub enne, kui kiirabi kohale jõuab. Kui ta lõpuks haiglasse jõuab, on tal juba insult olnud. Tromb on olnud seal piisavalt kaua, et miljonid ajurakud on juba hävinud. Mitte midagi. Ta ei liigu endiselt, ei hinga ja siis midagi. Üks hingetõmme, näolihase tõmblus. Ta on elus, aga vaevu. Sa keerad ta küljele, hoiad tema hingamisteed vaba, jälgid, kuidas ta rindkere vaevu tõuseb ja langeb, aga miski ei tundu siin õige. Seda on raske seletada, aga tema nägu näeb imelik välja. Lõtv, nõrk. Insuldivöö maakondades on insuldi suremus 100 000 elaniku kohta 40% kõrgem kui riigi keskmine, peaaegu täielikult vahemaa tõttu. Maapiirkonna insuldivöö maakondades ületab kiirabi keskmine transpordiaeg 45 minutit, mis on 3 korda rohkem kui linnades. Kõige eraldatumates piirkondades ei ole 3-tunnine teekond spetsialiseeritud insuldikeskusesse erand. See ongi tegelikkus. Kiirabi töötajad panevad naisele hapnikumaski, kontrollivad tema elutähtsaid näitajaid ja küsivad sinult küsimusi, kui nad ta kanderaamile tõstavad. Kiirabi tagaosas ühendavad nad ta monitori külge. EKG prindib tulemused paberiribale. Nad ei oska täpselt öelda, mis viga on, aga asi ei paista hea. Kohalik tervisekeskus suudab ta stabiliseerida. Ta stabiliseeritakse, kuid ta peab võimalikult kiiresti peahaiglasse jõudma. See on veel tunni kaugusel. Ta jõuab kohale ja on stabiilne, kuid see on alles algus. KT-uuringud näitavad, et tal on olnud insult. MRT näitab ummistust. Ta vajab ravimeid, jälgimist, taastusravi. Päevad ja nädalad mööduvad. Tal on mäluprobleemid, väsimus, ühe kehapoole nõrkus. Ravimid ja taastusravi aitavad, kuid pole mingit garantiid, et ta kunagi täielikult paraneb. Ja see läheb juba praegu kalliks maksma. Ta jääb kindlustuskaitse lünka. Arve tuleb tal endal tasuda. Juba kiirabiveo eest tuli maksta üle $1000. EMO külastused, uuringud, voodikoht, ravimid, see kõik on meil $10,000. Ja nüüd taastusravi, mida ta vajab, füsioteraapia, järelkontrollid, see on rohkem raha, kui ta eales suudaks teenida. Eriti nüüd, kui tal on ajusumestus ja tal on raske keskenduda. Arst ütles talle, et kui ta oleks varem haiglasse jõudnud, oleks see võinud midagi muuta. Maapiirkondade insuldivööndi maakondades ületab kiirabi keskmine transpordiaeg 45 minutit. Jällegi, see on 3 korda rohkem kui linnades keskmiselt. Ja insuldi puhul on aeg väga oluline. Iga minut ilma ravita maksab umbes 1,9 miljonit ajurakku. See peegeldab paljude Ameerika maapiirkondades elavate inimeste tegelikkust. Mississippi asub niinimetatud insuldivööndis koos mitmete teiste Kagu-osariikidega. Kõik need on otseselt või kaudselt põhjustatud madalast sotsiaalmajanduslikust staatusest, kehvast toitumisest, rasvumisest ja kõrgest vererõhust. Ja kui arstiabi on raske saada, võivad väikesed probleemid kiiresti muutuda suurteks. Kui inimestel oleks juurdepääs esmatasandi arstiabile, selle asemel, et loota nii palju kallile erakorralisele meditsiinile alles siis, kui olukord on juba halb, ei pruugiks nad üldse nii haigeks jääda. Selles praeguses ravile, mitte ennetusele keskendunud süsteemis võidavad kindlustusfirmad. Ravimifirmad võidavad, aga inimesed kaotavad. Ennetus võiks lahendada suure osa Ameerika tervisekriisist. Nii palju elusid võiks päästa juba enne, kui need üldse lagunema hakkavad. Asi on selles, et Ameerikas ei tähenda tervishoid ainult arstiabi, vaid ka stiimuleid, lobitööd ja võimu, mis otsustab, mis saab prioriteediks ja mis jäetakse tähelepanuta. Ja selles süsteemis otsustavad raha ja kasumi eesmärgid kõik. Tulemus on peaaegu talumatu, kui selle üle piisavalt kaua mõelda. Inimesed surevad enneaegselt ennetatavatel põhjustel. Seisundid, mis oleks tulnud õigel ajal avastada, jäävad avastamata ning elud, mida oleks pidanud kaitsma, jäävad kaitseta. Isegi maailma kõige arenenuma meditsiinitehnoloogiaga jätab süsteem selles olevad inimesed ikkagi hätta. See, kus sa oled sündinud, ei peaks määrama, kui kaua sa elad. Aga miljonite inimeste jaoks see siiski määrab. Meil on vähemalt usk, et elades kõrgelt arenenud riigis ei tohiks see nii olla. Prognooside kohaselt suletakse 2030. aastaks veel kuni 700 maahaiglat.
Mississippis ja Lääne-Virginias on juba maakondi, kus ei tööta ühtegi arsti. Mitte ühtegi. Kaart ei lähe lihtsalt hullemaks. Mõnes kohas on see juba täiesti tühi. Rase naine, kes suri haiglast vaid 3 minuti kaugusel, on näide sellest, kuidas USA geograafia ta alt vedas. Kõige häirivam osa on see, kui lihtsalt me võime elada süsteemis, mis otsustab, kellele antakse rohkem aega ja kellele mitte. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisse lülitamist. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates MapBack.